tere tulemast tagasi minu kanalile. Kuna ma hetkel viibin Palma lennujaamas, et sõita nädalaks Eestisse, siis ma arvan, et see on hea hetk, kus teha kokkuvõte siis selles 2 kuus, mis ma siin Mallorcal olnud olen. Nii et ma arvan, esimeseks teemaks me võiksimegi võtta siis minu töö, mille pärast ma siia tulin. Ma nimelt töötan siis Hispaanias, Mallorca saarel, sellises kohas nagu Megapark, mis on siis sakslaste selline main party koht. Ja mina töötan siis Megapargi uues klubis või VIP klubis, mille nimeks on siis First Floor. Algselt ma pidin siis First Flooris olema teenindaja, kuid tänaseks ma olen 1,5 kuud olnud juba siis tegelikult bartender, ehk siis ma olen baaris ja teen jooke. Nii et lisaks sellele ma tulin Hispaaniast tööle, ma sain ka väga suure kogemuse selle nimel, et ma tegelikult ei ole varem mitte kunagi niimoodi baaris töötanud. Aga nüüd ma olen 1,5 kuud olnud baaris ja võin öelda, et baaritöö on mega fun, mulle väga meeldib. Okei, vahepeal on need pisid päevad, kus sa pead nagu hästi kiiresti kõike tegema ja olukordasi teistmoodi händalima, aga muidu on mega chill töö ja mulle mega meeldib see baaris olemine, nii et... Ja kui rääkida korra üldse First Floorist, siis First Floor läheb 2. Seal on justkui see klubi osa, kus on siis kokku 3 baari. Ja siis on osa, kus olen siis mina, mis on siis aed. Aias on siis main asjaks suitsuala, kus siis kõik tulevad suitsetama. Aga samamoodi on tegelikult hästi ilus see aia osa, kõik on siuke rohelusega kaetud. Ja siis sa saad kuulata kõike samad muusikat, mis tuleb siis alumiselt korruselt, ehk siis selle põhi Megapargi alalt, ehk siis sealt tuleb saksakeelseid laule peamiselt, aga tegelikult tuleb ka tavalisi teisi populaarseid laule nagu Unwritten ja Let's go to the beach, let's get away. Anyways, see laul ja nii edasi ja kõik teised. Selle suve summer playlist on crazy, nagu keegi küsimus, mis suve playlist on, siis te ei taha teada, mis see on. Ma saan omaette omas nurgas olla, sest kuna meil on 23 neiut, siis neid draamasi tekib väga lihtsasti, nii et ma olen väga happy, kui ma olen oma üksildases nurgas. Eesti keel kaob ära siin. Ups. Aga nii et jah. Töö osas midagi tegelikult halba öelda ära, meid on väga palju. Draamasi vahepeal ikka tekib, aga üldpildis mulle meeldib see minu baar, sest et see ongi minu baar. Kui teistes baarides on 2-3 inimest ühes baaris, siis minu baaris on ainult 1 inimene ja see olen mina. Ma naudin oma baari üksinda ja nagu I love it. Mulle nii meeldib see baar, ma saan seal omas mullis olla ilma ühegi draamata, nii et I like it. Nii et töökokkuvõtteks võib öelda, et ma töötan baaris. Palk on väga hea. Ma töötan 6 ööd nädalas ja selline 8 tundi siis nagu päevas. Ja siis 1 öö on vaba. Minul on siis see, ma töötan esmaspäevast laupäevani ja siis pühapäev vaba. Nii et algul tundub see graafik väga karm, sest et minu jaoks oli isiklikult esimene kord teha tööd öösel. Nii et sellega harjumine võttis aega. Pluss minul juhtus see, et ma olin terve maikuu haige. Terve mai. Ma saabusin 2. mai Mallorcale ja ma olin terve mai haige. Sest et Eesti kliimast tulla sellisesse kliimasse elama on tegelikult algul väga karm ja minu tervis on üleüldiselt väga siuke kehva. Nii et minu tervis ütles ülesse. Nii et ma olin lihtsalt see 6 aega haige, aga käisin samal ajal tööl. Nii et, aga nüüd tundub, et mu keha on omaks võtnud selle teise õhu. Sest siin on ju, ma olen keset merd, ma olen väike saareke. Nii et see õhk on siin teine. Kui meil Eestis on maksimaalne UV-indeks 5, siis siin on igapäevaselt on UV-indeks 8, 9, 10. Nii et kõik need detailid on tegelikult justkui väiksed, aga inimese kehal on see väga tugev. Nii et jah, mina olin terve 6 aega haige, aga ma olen elus, ma sain terveks, nii et mu keha on nüüd immuunne selle suhtes, mis on väga tore. Loodan, et ma rohkem haigeks ei jää. Majutuse ees mina muretsema ei pea, majutus on ka samamoodi tööandja poolt soetatud, nii et enamik palk käib kätte, ainuke, mis ma pean ise ongi siis toit, hügieenitarbed, samamoodi mingi vetsupaberi ja nii edasi. Ja selle jutu pealt liigume edasi siis järgmise teema juurde, milleks on elamine. Minu jaoks oli väga suur uus kogemus see, ma pidin jagama korterit täiesti võõraste inimestega. See oli minu jaoks
kõige, ma arvan, siuke karmim katsumus, isegi mitte see, ma pean öösiti tööd tegema, vaid see, ma pean jagama oma korterit täiesti võõraste inimestega ja mis veel enam teistest riikidest. Ma saaks aru, kui ainult eestlased oleks lihtne kommunikeeruda, aga kommunikeerida. Ma ei tea. Anyways. Aga me kõik neiud oleme eri riikidest, nii me räägime kõik eri keelt. Algul mul oli väga keeruline, sest et meil oli puhtusega probleeme. Mina olen see, kes ei saa elada kohas, mis on must, nii et ma ajan seda puhtust aega taga. Teistel neiudel võib-olla rohkem lihtsam eluviis. Nii et ma pidin ikkagi tihti meelde tuletama, et vabandust tüdrukud, kas te nagu võiksite enda järel koristada. Me ei pea üksteise järel koristama, nagu enda järel elementaarne asi, näiteks ma ei tea, pesad nõud ära ja nii edasi. Sa jätta asju vedelema. Algul oli meil keeruline, aga tänaseks on vähemalt see, me kõik koristama nii ja meil on enamjaolt korras. On mingid hetked, kus ma vaatan ringi ja mingid asjad on igal pool laiali, aga siis on ka see, et sa lihtsalt tüdrukutele meelde tuletused, vabandust, koristage enda järgi, sest meil käib kontroll ja kui kontrolli peaks tulema, korter on sassi, siis me saame trahvi. Nii et algul oli keeruline, tänaseks on juba hästi, ma saan kõikide korterikaaslastega hästi läbi. Koristamine on meil graafiku alusel. Mingid asjad on meil omad, mingid asju me jagame, aga üldiselt ma hoian oma asjad endale, sest et just in case. Ma ostan asju ikkagi endale, mitte teistele. Õnneks mul on nüüd tänaseks toakaaslastega vedanud, korterikaaslastega, sest et me saame kõik oma vahel mega hästi läbi ja mu toakaaslane on lihtsalt mu lemmikinimene üldse, sest et lisaks sellele ma olen oma toakaaslasega ühes toas, siis me oleme ka mõlemad selles garden aias tööl, first floori garden poole peal, ehk siis me oleme töö juures kogu aeg ninapidi koos ja me oleme ka kodus kogu aeg ninapidi koos ja me ei ole veel tülli läinud, kui te seda arvate. Nii et jah, see on tõesti mega armus neiu, kellega ma siis tuba jagan ja kellega ma kogu aeg koos töötan, nagu mega nunju. Ja kui räägida Mallorcast endast, siis kui te siia tulete, siis ärge olge üllatunud, et põhimõtteliselt isegi ei kuule hispaania keelt, sest mina isiklikult elan Arenal, mis on siis tegelikult kõige, ohtlikum koht, kus elada, sest et Arena on väga see kriminaalne getopiirkond. Aga here am I. Ma olen ikka here am I. Mu kõik keeled on lihtsalt pekki läinud siin olemisega. Ning ma tean, et te nüüd mõtlete, ma töötan öösiti ja ma mingi 4-5 aeg öösel, siis hakkan koju kõidima. Õnneks me ei lähe mitte kunagi üksi, me läheme alati mitme neigu koos, et oleks natukenegi turvalisem. Aga jah, tulles Mallorcale, kindlasti ma ei soovita reisida Arenale sinna piirkonda, kus mina elan, sellepärast seal ei ole mitte midagi teha. See on ka ainult siis, kui sa oled sakslane ja sa tahadki tulla ainult megaparki. Arena main koht ongi ainult megapark. Kui sa räägid saksa keelt, siis go for it. Sa saad Arenat külastada ja Arena saadki minna siis megaparki pidutsema, sest et Arenal on basically ainult sakslased. Ja ma palun vabandust, aga mina olen selle ajaga siin hakanud saksamehi vihkama, sest et nad on siin nagu loomad. Nad on actually siin nagu loomad, nad karjuvad tänaval, nad häälitsevad, nad eile visati mulle vett peale. Keset tänavad, meil on veepüstolitega. Ja nad lihtsalt karjuvad ja röögivad, nii et ei, minu jaoks on siin on küll need saksa mehed Arenal nagu metsloomad oleks lahti lastud. Aga kui sa lähed Palmasse, teisele poole saart, siis sa kuuled rohkem hispaania keelt ja teisi keeli, aga siiski saksa keel on suke põhiline asi, mida sa siin kuuled, nii et. Ja töö juures ka kõik hakkavad suke saksa keeles kõigepealt rääkima, siis ma olen nagu, et palun vahetage keelt, sest et ma ei saa saksa keelest aru. Aga kerime natuke siis aega tagasi ja näitame mõnda klippi või mõnda momenti sellest, kui mina käisin natukene siis Mallorcat avastamas. Me otsustasime nüüd mägironimist teha, et tulla ja vaadata mingid ilusat vaadet kusagilt väga-väga kõrgelt, aga me teeme mingi fulli mägironimist. See ei ole okei. Nüüd ma teen trenni, et nautida vaadet. Helne! Ja me vist peaksime sellest üles ronima, et nagu fulli seda vaadet näha. See on crazy.
Ühesõnaga, kuni härrased, kes mind siia tõid, ronivad sinna mäe otsa, siis mina sinna mäe otsa ronin ja mina leidsin kivi. Ma nüüd istun ja olen ja naudin vaadet. Ja ta kardab kõrgust. Hello! That's insane. Okei, ma nüüd teen oma esimest soolotrippi ja ma tulin Sollerlinna, ma pole kindel, kuidas seda hääldada. See on imeline, ma olen lihtsalt kusagil mägede vahel ja nüüd ma lähen otsin kohta, kus ma saaksin näha ilusat päikeseloojangut. Aga guys, see koht on imeline. Saate aru, need vaated lähevad järjest paremaks ja ma jõuan järjest lähemale sadamale, kus peaks olema ilus vaade päikeseloojangule, nii et ma olen nii excited. Ma olen nagu nii obsessed ja ma panen vett. Oh my god. Ma arvan, et see on Bertit, et ma tulin teisse saare otsa üksinda, sest et ma juba näen, et siin on mingi mega nummid vaated. Kas te näete seda vaadet mu selja taga? See on lihtsalt imeline ja mis veelgi, mul on isegi selja taga päikeseloojang. Nagu, see on insane, mis siin on. See on lihtsalt nii ilus linn. Ma tulen siia kindlasti veel tagasi, sest et nagu mäed, linnakene, see on lihtsalt imeline. Pole sõnu, see on nagu filmist. Sellega ma tulin täna Palmasse ja nagu näes, ma ei ole siin üksi, sest mulle tuli mu külaline seal mina. Ja me oleme at Mallorca, Palma, Castle, ma ei tea, mis selle nimi on. Katedraal. Ja ma mõtlesin, et ma teen sellise turistijalutuskäigu, näitame Shopping Streeti ja siis ma tõin ta siis katedraali vaatama. Nii et see on väga kena. Oota, näita teist poolt ka. Ja siis on vaade meie selja taga, nii et mulle tuli külla ja ma olen mega õnnelik, ma olen 2 kuud siin üksi olnud. Et lõpuks tuli mulle keegi külla, nii et... Keegi eestlane ja veel enam mitte lihtsalt eestlane, hea sõbranna, nii et... Ja lisaks sellele, et ma käisin Mallorcat avastamas, ma tegin ka midagi väga crazy't. Teate, mul tuli üks crazy idee. Väike spoiler. Aga what are we gonna do? Tattoo! Oh my god! Ja, me tulime siia teha tattoo, nii et... Ups! Spotted, Kylie spotted on the tattoo shop. What is she doing there? I don't know. Oh, the point. I'm already gonna die. Nüüd jah, ma tegin siis täna endale esimese tatoka ja mu ema veel ei tea sellest. Ta saab seda teada täna õhtul, kui ma jõuan lõpuks Eestisse, aga ta veel ei tea seda. Aga kuna tegemist on valge tatokaga, siis see rohkem elegantne ja ta ei ole nii karjuv, nii et minu arust oli väga nunni otsas. Väga nunni otsus. Nii et saab kokkuvõtteks öelda, et see 2 kuud on olnud väga kogemuste rohke, nagu tegelikult igatpidi kogemuste rohke. Üldse teine, kuidas teises riigis hakkama saada, teine keelekultuur, teine üleüldse kultuur, siis samamoodi tööseltskond, kus tuleb ka ainult inglise keelt rääkida. Samamoodi ma polnud kunagi paaris olnud, nüüd ma olen paaris. Kõik tegelikult see kliimamuutus, sest et siin on kogu aeg igapäevased vähemalt 30 kraadi sooja, nii et väga selline kogemuste rohke 2 kuud on olnud. Aga ma ütleks, et see halb on olnud, ma olen väga palju õppinud sellest, ma olen väga palju arenenud ja mulle tegelikult väga meeldib Hispaania. Mul on see kahju selles, et ma elan kõige jubedamas piirkonnas Mallorcal. Sest tegelikult kõik see teine pool saarest, ülemine osa on nii imeline, samamoodi kas või pealinn on ka, kuigi see on rohkem selline shopping street, kogu see Palma. Aga ja kõik see teine pool saarest, see loodus, need mäed on mega ilusad, nii et mul on kahju, et ma olen natuke stuck siin, aga samas kogemuse mõttes on see igatpidi mingi kogemus, nagu need 2 kuud ma olen nii tänulik. Ja mul on veel 6 aega minna, nii ja ma saan 6 aega veel nautida seda Hispaania elu siin. Aga rändame tagasi praegusesse hetke. Ma olen Palma lennujamas. Kell on 6 hommikul. Ma ärkasin kell 14.00
Siis ma läksin 20:30 tööle, vahepeal ühtegi powernap'i ei teinud. Siis ma olingi 20:30 kuni kella 3 öösel tööl. Siis ma läksin ruttu oma korterisse, käisin pesus, pakkisin viimased asjad kokku, siis mu toakaaslane aitas mul takso tellida ja siis nüüd ma tulingi lennujaama. Nii et jah, hetkel on siis kell 6, mul läheb kell 7:30 lend siis Barcelonasse. Siis ma veedan terve päev otsa Barcelonas, sest mul on Barcelonas sõber, ta natuke näitab mulle ümbrus, näitab mulle Barcelona peakohti, sellepärast et see külastus Barcelonasse on olnud alati minu unistus. Nii et ma lõpuks saan oma väikse unistuse täita, ma saan Barcelonas ära käia, sest minna Palmas Barcelonasse on ainult 19 €. Vähem minu pilet läks 19 € ainult maksma. Nii et jaa, siis ongi 7:30 läheb mul lend Barcelonasse, siis ma veedan päev otsa Barcelonas ringi ja siis mul läheb Barcelonas 16:40 lend Tallinnasse. Siis ma jõuan 21:40 Tallinnasse, siis seal tuleb mulle mu emme, vennanaine ja siis mu parim sõbranna vastu. Ja siis me sõidame veel autoga 2 tundi Tartusse koju. Nii et ma jõuan siuke 00 koju. Ja kui me hakkame nüüd kalkuleerima, siis ma olen magamata 32 tundi, kui ma lõpuks koju jõuan. Well, that's gonna be fun. Kuigi hetkel ma ei ole väga väsinud. Hetkel mul on jumal okei olla, aga noh, ma olen alles alguses. Mul on vaja veel terve 24 tundi üle elada. Mis on veel läheb, ma tegin selle meigi endale kella 19:45 ajal. Nii et me saame nüüd vaadata, kaua see meik vastu peab. Sest ma kasutasin seda, kui ma ei eksi nüüd L'Oreali, seda punast setting spray, mis peaks peal hoidma 36 tundi. See ei ole sponsord, aga nüüd me saame testida, kas see töötab. Sellepärast, et minu tuleb veel 30-kraadine ilm ja see meik on mul juba tänaseks hetkel peal olnud selline 10 tundi. Nii et. Aga ma saangi hetke nüüd siis siin lõpetada, nii et ma lähen otsin oma keiki ülesse ja siis lähengi oma esimesele lennu peale, et siis sõita Barcelonasse. Sõber saatis mulle detailsed juhised, kuidas leida õige buss. Ja ma isegi ei leia mitte ühtegi silti, mis tema mulle edastas. Nagu absoluutselt mitte midagi. Ma ei saa aru, kuidas ma Barcelona lennujaamas saan õigesse kohta, kus tuleks buss, mis viib mind õigesse kohta. Absoluutselt ei saa aru, mis see toimub. Well, tuleb välja, ma olen maksimaalne blondiin sellepärast, et pildid selles bussis olid hoopis teises terminalis ja minu lend maandus vapsee teises terminalis, nii et ei olnud minu probleem otseselt. Film? You never seen cucumber before? In this bag, no. Ühesõnaga, ma jõudsin lõpuks Barcelonasse. The main thing on nähtud. Ma olen selle main thingi juures. Aga mis on see tripperist kõige lähedam see, et ma ei ole siin üksi, vaid mul on oma kohalik, kes näitab mulle kõiki kohti, nii et see on väga-väga tore. Ühesõnaga, kuna mul on ainult mõned tunnid siin Barcelonas, siis mul tehakse selline kiir ülevaade linnast. Ja see tähendab seda, et me kõndisime sealt mäes just ülesse. Ja mul on veel trepid ees ja ma olen juba nii läbi, sest mul on mingi pikad riided seljas. No lihtsalt vaadake seda, mul on veel trepid ees ja ma just tegin mägironimist. Ühesõnaga, kuna väljas on liiga palav, et teha veel mägironimist, siis me tulime... Anyways, ma ei tea, mis selle sõna on täpselt, aga me oleme siis väikeses kabiinikeses ja siis me saame seda vaadet nautida, nii mu selja taga on fully Barcelona. That's so beautiful. So I have my local friend here. Ühesõnaga, ma jätsin oma sõbra hüvasti ja samamoodi oma sõbra sõpradega, kellega ma siis tutvusin. Ja siis ma läksin bussipeatusesse ja bussipeatusest naine ütles mulle, et siit ei tule seda bussi, kuna teed on suletud ja ma pean kõndima 1,5 kilomeetrit kõige esimesse bussipeatusesse, et võtta buss lennujaama. Miks alati minuga mingi jama on?
Ühesõnaga ma lõpuks jõudsin bussi peale ja ma jooksin isegi 1,5 tunniga terve Barcelona läbi, aga mul on ikka veel väga palju näha ja nüüd Heidi accident, kuna buss ei lähe sinna, kus mina algselt bussi ootasin. Nii et ma kõndisin 1,5 kilomeetrit kuhugi, kus on tegelikult mega ilus, mis on siis Kataloonia. Nii et ma kogemata avastasin ka koha, mida Barcelonas vaadata, nii et peale tänast ringi jooksmist Barcelonas ma tean kindlasti, et ma tulen siia tagasi. Ma tahan rahulikult ringi jalutada, ma tahan rahulikult kõikides kohtades käia, aga at least selle 2 lennu vahepealse aja kohta ma saan öelda, et vähemalt ma nägin Barcelonat ja ma olen actually Barcelonas olnud, aga ma tulen siia tagasi. Ühesõnaga kiire update, ma jõudsin Barcelona lennujaama. Kui ma poleks ostnud fast tracki viimasel sekundil, siis ma ei oleks jõudnud siia. Ma mingi jooksin lihtsalt üle selle lennujaama ja siis ma ei saanud aru, kus see gate asub ja siis ma pidin abi küsima. Aga in the end of the story ma jõudsin õige gate'i juurde ja siin on järjekord, nii et mul on aega veel. Nii et minu reisid mitte kunagi ei või olla normaalsed ja lihtsad, ei, mul peab alati mingi jama olema. Aga et lihtsalt ma olen lennujamas. Ja ma võin juba ette ära mainida, et lend hilines 0,5 tundi, kuna lennukitest oli järjekord, kes kõik tahtsid õhku tõusta. Nii et jah, minuga käivad alati mingid jamad kaasas. Ühesõnaga, ma jõudsin Eestisse, ilm on rõvesin, ma tahan oma päikest tagasi, õnneks mul on siin ainult nädal aega. Aga väga piinlik on see, kui sa lähed Eesti lennujaamas valale poole ja sa ei oska Eesti lennujaamas nagu orienteeruda. See on nagu next level piinlik. Nagu saaks rõši mis teine lennujaam, aga kodulennujaam. See on see, et Eestis on liiga külm ja siis mu pere pidi tooma mulle jakki, et ma siin Eestis ellu jääksin. Mina nüüd jõudsin siis omadega lõpuks elusalt koju, mu emme vennanaine ja mu parim sõbranna tuli mulle lennujaama vastu, nii et ma saan nüüd öelda, et ma jõudsin elusalt, igasuguste viperustega, aga jõudsin elusalt tagasi koju, nii et väike nädalane paus Hispaaniast ja siis tagasi. Täna on juba 10. juuli ja ma saan just aru, et ma unustasin teha video tagasiside sellest meigispreist. Et ja, teate, see meik jõudis minuga ilusti koju, mis tähendab seda, et mul oli meik peal 32 tundi ja see meigisprei actually töötas. I should get paid for that. Nagu, see on nagu tasuta promo. Nagu L'Oreal, please, money. Please some collaboration, sellepärast et ma just testisin seda meigispreid 32 tundi. Nii et ja, kerides ajas tagasi siis ja see meik püsis mul ilusti 32 tundi peal ilma ühegi probleemita, nii et. Aga ma olen nüüd Tallinnas ja aeg on homme anda siis oma missitiitel üle ja siis väike trip Kopenhaagenisse ja siis tagasi Mallorcale, nii et siinkohal ma saan siis selle video ära lõpetada ja aitäh kõigile, kes on mulle kaasa elanud.